Tervist! Läbi on juba tegelikult ammu saanud juunikuu, mis oli minul nullkulukuu. Mida tähendab nullkulu? Tegelikult nullkulu on termin tsehhides ja muudes säärastes kohtades, kus põhimõte on sellel, et mitte midagi sellest tootmisprotsessist ei tohi olla jääk, mida kuskil siis ei kasutata. Ükskõik, kas ta siis läheb kuskile tagasi ringlusesse toormaterjalina seal midagi või leiab ta muud kasutust niimoodi, et prügikasti ega loodusesse ei paisata siis mingisugust jääki või kulu. Aga selle on täiesti omandanud erinevad suunamudijad ja muud muidugi päris inimesed, kes on loodusele väga lähedased. Ja ma mõtlesingi, et ma proovin sellise asja ära. Et endale ma tegin sellised kriteeriumid, et minu prügikast võetakse üldse ära ja mina mitte mingisugust prügi ei tooda. Aga mida ma andsin endale natukene ruumi oli, et ma teeksin siis, kui mitte ei toodaks, aga kui jääb järgi midagi, mis on kompost, siis minimaalselt seda ma siis võisin endast järele jätta. Ja ma ütlen kohe täiesti ära, ma jätsin kompostina järgi 10 liitrit. Aga need 10 liitrit läksid mul mõnusasti kohe minu aiakastide sisse kompostiks, väetiseks, nii et tegelikult ta leidis omale kasutuse, nii et ei läinud ta ka kohe üldse mitte kuskile, kuna meil on, eks ju, linnas, et ei läinud sinna jäätmejaama, sinna komposti osakonda, ma kujutan ette, kuidas seda kutsutakse. Aga ma siis toongi nüüd täiesti välja asjad, mis millele ma siis takerdusin taha. Et need ongi nüüd, no päris mitu tükki on neid ja ma seletan siis ära, kuidas ma siis vältisin. See oli tegelikult päris lihtne. Mina olen seda varem ka teinud, et ma olen olnud ilma pakenditeta elanud kuu aega, nii et selles mõttes ma juba teadsin umbes täpselt, mida ma teen. Ja ma olin juba ära harjunud sellise eluga, aga siis tuligi nagu selline toredam asi minu jaoks, et natukene lõdvemad reeglid on, et ometigi, kui ma saan seda pakendit või ükskõik mis asja kasutada millekski muuks, siis ma võin selle pakendi osta. Ja üks nendest asjadest oli kohvikoorepakk, sest et ma ei suutnud leida piimapakile kasutust, nii et kohvikoorepakk, mis mul siin isegi, et on pandud pilt. Ma kasutasin seda istikupottidena, kasutasin värvivee anumana, kasutasin ja prügikastikeseks, kui ma olin aias nikerdasin, panin sinna asjakesi. Ja internetist ma leidsin ka sellise huvitava kinkepakendi versiooni sellest. Et seda, et võib-olla isegi kui tuleb kellelgi sünnipäev, et äkki ma kasutan seda. Ise ei ole kasutanud, ütlen ausalt välja. Aga see on lihtsalt sihuke nagu idee. Teine asi, mis mul läks katki, oli taldrik. Mul kukkus taldrik täitsa maha ja no ma kohe mõtlesin, et nüüd on krahh, mis ma nüüd teen. Et ma vaatasin erinevaid interneti soovitusi, seal olid, et tehke mosaiik sellest, millest siia ma panin ühe näite või parandage niimoodi ilusti ja siis, et võtke embusesse oma see viga ja tehke sellest midagi ilusat, eks ju. Ja muidugi igasuguseid tehteid ja asju saab teha, aga mida mina tegin, kuna ma ei ole sihuke ehete ja mosaiigi inimene, et ma võtsingi vana kaltsu ja haamri ja ma tegin selle katki läinud tavalise valge taldriku. Ma tegin ta siukseks killustikuks ja kusjuures paningi omale ümber maja mis juba killustik meil oli, paningi ümber maja killustikuks selle. Nii et kui teil läheb kuskil, ma ei tea, tass või kruus või mis iganes läheb katki ja teie maja ümber on killustik, siis aga palun, saate natukene viha välja ajada ja saate ilusat killustikku ka.
Teine asi, mis ma läksin ja mõtlesin välja uusi viise koerakonservi jaoks mis, kui ma nüüd ostsin koerakonservit, kuidas ma siis seda prügi vältisin. Et kaanest ma tegin tassi aluseid, ma olen osad nendest olema juba täitsa varem ka teinud tassi aluseid, peenrasildikesi keerasin ja siis natukene lõikasin. Ja ma olen leidnud, vaat seda ma ei ole teinud, aga ma olen leidnud huvitavaid vahvaid pilte, leidsin, kuidas jäetakse need ümmargused, need latakad siis alles ja kui läheb siis katuse ehitamiseks, et siis neid saab sinna peale panna niimoodi eh, plekist nii-öelda kivisid sinna peale. Ja purgist ma olen juba ammu kasutanud igasuguseid prügikastidena, kasutan neid purke ja lillepottidena. Siin on minu ilusad kuumaasikad ja putukahotellideks väntasin neid. Nii et ei läinud mul raisku ei kaaned ega ka purgid. Teine asi, isver-susver niimoodi tahtsin jäätist, nii jumal küll ikkagi suvekuu ja ma võtsingi selle jäätisekarbi ja ma tegin ta toidukonteineriteks ja igasugusteks asjadeks karp. Nii et ükski neist mul välja ei läinud, ma ostsin kokku 3 jäätisekarpi ja kõik nemad on mul kasutuses. Ja munakarp, ma ostsin vist 2 karpi mune. See on siin nüüd minu foto. See oli, ma tegin nendest istiku need topsikesed ja loomulikult neid saab tulehakatisteks kasutada, eriti kui sa paned sinna sisse igasuguseid asju, mis sul on jäänud ja võib-olla paned natukene küünlavaha peale, siis tuleb siis suurepärane. Ma olen siukseid võtnud matkale kaasa ja muidugi lastele meisterdamiseks ja ka endale meisterdamiseks loomulikult. Erinevaid asju saab teha nendest munakarpidest või anda näiteks kellelegi, kellel on kanad või omab siukest poodi, kus müüakse mune lahtiselt, et tõesti igasuguseid võimalusi tegelikult on. Ja kõige suurema valiku võimalustega, mis mul prügi olin vältinud, oligi klaaspurk, et ma ostsin mõned asjad klaaspurgis, et need sinna saab ju uusi asju panna, nendest saab teha, eks ju, siuksed joogiklaasid, lihtsalt puhastad ära ja ongi kõik. Asju saab seal hoida, nagu oleks, eks ju, oleksid köögis, eks ju, miniterraarium teha pisikene. Neid müüakse igavese kalli hinnaga, tegelikult on väga lihtne endal teha. Vaasiks saab panna, laternateks, küünlahoidjateks ja loomulikult meisterdusi teha. Seal on 100 miljon asja, mida sa võid klaaspurgiga teha. Ja no nii, see ei ole küll koerakonserv, aga siin peaks olema kirjas kilekott. Kas nad on kõik sellised või? Ei ole. Okei. Kilekotti ma ostsin vist paar tükki, ma keerasin mõned pintslite ümber, et ta ei kuivaks mul ära need pintslid. Uuesti kasutada muidugi. Mattideks saab neid heegeldada, siin on üks tore, need on need kilekottidest heegeldatud sihuke matikene ja igaveseks meisterdamiseks saab teha. Mina muidugi tegin neid 2 esimest, et keerasin ümber pintslite ja kasutasin uuesti neid paari kilekotti, mis mina ostsin. Muidugi saab panna ka neid koera kakakottideks, aga siis see on kohe see, et sa viskad selle, eks ju, välja. Et need on siuksed asjad, et sa ei pea neid välja viskama koheselt. Ja mis mul siis oli no raha on nüüd siis kõige tähtsam, eks ju. Et ma tõesti ütlen igasugused, kui me vaatame neid kollaseid sektoreid või mis nad siin on, siis just tavaostud ja tooted, piim, tatar, vorst, mis ma siin näitena toon, et need olid kallimad ja tõepoolest olid. Kõige kallim asi oli minu jaoks juust. Juust oli minu jaoks tõesti mitmeid kordi kallim, et ma mäletan, ma ostsin vist 400 grammi juustu ja see läks mul üle 10 euro maksma. Et see tõmbas küll korraks hinge kinni. Ja ostsin ka 2 korda üldse juustu, et päris õudne oli.
Et ühesõnaga, see on kohe kindlasti väga palju kallim. Ega ma palju süüa ei osta, nii et et siin nagu no tundub natukene väiksem, eks ju, see hinnavahe, aga jaa, asjad on kallimad, sest et paljud asjad, mida sa ostad, kuna ma ei taha teha nullkulu, kuna ma ei taha just kulu teha, siis tuligi see halb asi, et ma pidingi minema kohtadesse, kust saab ilma pakenditeta asju ja need on just sellised poed, kus on kallim toit, sellepärast et need on ka öko. nii et igasugune toit ilma pakendita on tavaliselt müügil sellises kohas, kus on kõik asjad kallimad. nii et see oli sihuke nagu, see on üks suur miinus selle asja juures minu jaoks. Ja järgmine on see roheline siin, mis on siuksed rütmivälised ostud, mida sa igapäevaselt ei osta. Minu jaoks ma ostsin palli, ma ostsin paar lauamängu, ma ostsin T-särgi, vist isegi ostsin paari jalanõusid ka, kui ma just ei mäleta valesti. Et see on jällegi paljud asjad, mis sa ostad, eks ju, on pakendist tavapoest. nii et tavapoodi minna ei saa. Ahaa, läheme vaatame kaltsukatest ja kaltsukates on muidugi kõik asjad odavamad. et sellest tuleb see odavuse hetk. et T-särgi sa saad sealt riidepuu pealt ja pista kotti ja kõik on ju, et seal ei ole igasuguseid silte küljes ja, või ta ei ole selline, tead, 2 pakk või 3 pakk igasuguseid T-särke, mis on ära kiletatud ja loomulikult lauamängud on ju ka kiletatud ja pallid on ka oma nendes võrkudes ja ühesõnaga sealt tuli selles mõttes küll väga head hinnad. see just sellepärast, et ma ostsin nad kasutatuna, kuna siis saab ilma pakendita. ja võtame nüüd selle, mis tavaelus on, aga minu jaoks jäi puudu, oli tegemata jäänud tavakulud. et asjad, mida ma tavaliselt ikkagi ostan, aga see kuu ma pidin nendest täiesti lahti ütlema, sest et ma lihtsalt ei saanud neid mitte kuskilt. šokolaadi ei saanud minu kallist Belief jooki, mis on päriselt ka kallis. prügikotte ma ei ostnud, kohupimapastat ma ei ostnud. Hessis jäi mõned korrad käimata, eks ju. et just sellised kulud, mida ma muidu oleksin ikkagi teinud, jäid mul nagu ära ja sealt, eks ju, ma siis võitsin 71,51 eurot. Ja jäigi siis see raha kulutamata. Ja samuti välditud ostud asenduste arvelt. Peaaegu täpselt sama, mis pakendivaba kuu. et raseerija on mul ju korduskasutatav, salvrätiku asemel ma kasutan riidest, riidest rätikut ja hambatikk on mul ka väikene nõelakene ja kõik sellised pisikesed asjad, eriti. no ja vetsupaberit ma ei kasuta, ma kasutan bideed ehk siis ma loputan ennast veega ja mul on pisikene rätikukene, millega ma siis kuivatan. et eks ju kõik sellised väikesed asjad, vatitikud, kõik siuksed ühekordsed asjad, mis sa siis viskad ära, eks ju, ehk siis kulu. selle ma jätsin kõik ostmata, sest et mul on olemas see asi, mis on korduskasutatav ja mul ei ole tarvidust osta uut. nii et tänu sellele ma siis 52 eurot ja 92 senti ka säästsin. ja viimane asi, see lilla, on see, et ma käisin päris tihti kohvikutes. kuna tõepoolest, kui sa lähed ostma toitu, see toiduvahe, see kollane on sellepärast nõnda väike, et valik minu jaoks oli niivõrd väike, et mul ei olnud võimalust osta erinevaid toite. just see valiku puudus tekitas vähese ostmise ja sellepärast on see tavaelu ja nullkulu kuu vahe niivõrd väike. just sellepärast, et valikuid ei olnud ja kuna mul ei ole valikuid, see tähendab, et mul väga hästi see toidu tegemine välja ei tule, no ei tule ja ei tule ja ei tule ja ei tule. ja sellepärast ma käisingi rohkem kohvikutes, et tegelikult ma niimoodi kohvikus ei käi, aga nullkulu kuul käisin kohvikus. kui võtta kõik need olud kokku, siis tegelikult tavaelu läheb kallimaks maksma. aga ta läheb selle arvelt, et
ei ole võimalik osta uusi asju, ehk siis sa ostad kasutatuid asju, ei ole võimalust osta poest palju sööki, sest et sa ju seal ei ole midagi, mida osta. Et aga kui oleks kõik võimalused oleksid olemas, siis oleks kindlasti nullkulu kuu olnud kallim. Aga just see, et kuna asju lihtsalt ei ole, sellepärast läks vähem raha, siis mul pole asju, mida osta. Et see on nagu minu kogemus just selle rahalise osa suhtes. Aga kui me räägime nüüd toredatest arvudest, et kui tubli ma olen, et siis välditud süsiniku jalajälg oli mul siis säärane 10 eurot, 10 eurot, 10 kilo ja 202 grammi. Allikad on meil siin all, need on nüüd just kõikide nende välditud ostude ja valikute CO2 jalajälg. Ja väga-väga suur tundub see välditud veejalajälg. Enamus sellest, kuskil 11 000 liitrit sellest, on puhtalt vetsupaber. Ma poleks kunagi arvanud, paar kuud tagasi sain teada, et see vetsupaberi jalajälg on nii röögatult suur. Ja see tuleb ka nüüd sellest numbrist välja, jah, et 16 613,77 liitrit on see jalajälg, mida ma siis tänu sellele kuule vältisin. Et ma isiklikult ütlen, et mina ei lähe enam vetsupaberi peale tagasi. Mina jään kasutama seda bideed, sest et see on tõesti mugavam. Minu jaoks vähemalt ja see teeb 100 korda puhtamaks, nii et mina jään lihtsalt sellele truuks ka kohe kindlasti pärast seda kuud ka. Ja kui me räägime sellest välditud prügikaalust, kuna me väga midagi ei visanud välja, et kui ma oleksin jätkanud oma elu samamoodi, siis ma oleksin kokku ära visanud 2,603 kilo prügi. Kõik need punased siin on erinevad plastikud ja nende jaoks on ka erinevad numbrid, eks ju. Seda võite vaadata pärast, mul on see esitlus ka lihtsalt PowerPointina olemas. Igasugune muu on siukene segamaterjal või selline, mida üldse ei saa kuskil, läheb olmesse, eks ju. See on kõik need, ma arvan, et need peaksid olema nüüd kõik kohvitopsid ja sellised asjad, mis tundub nagu oleks paber, aga ta on ikkagi plastiga üle käidud. Alumiinium on muidugi raske ja paber oli üllatavalt vähe paberit oleksin ma kasutanud, aga selline ta on. Ja sellesama prügiruumal oleks siis kuskil 21, rohkem kui 21,5 liitrit. Kohe näha ka, et eks ju plastik on suurim osa sellest, kõik need punased ja siit tulevad kõik need muu ja see lamineeritud paber, alumiinium, tavaline paber, kõik nad on nüüd sellised liitrites siis. Vot nii. Aga ma räägin siis väga kiirelt üle kõik oma väljavahetused. Need nüüd olid, kohe näitan, need nüüd olid see 52,92 eurot osaliselt. Nii, vatitikud, mul on väikene kõrvapuhastuskühvlik, mis võtab väga hästi kõrvad puhtaks. Paberist kohvifilter läks riidest filtri jaoks vahetusse. Plastikraseeri on mul vanamoodne mudel, mis töötab päris žiletiga, mida saab suurepäraselt ka teritada. Toidukile asemel on mul mesilasvahas riie. Märkmepaberi asemel kasutan oma ära lõigatud vana paberit, mis mul on ilusti klambriga koos ja magnetiga külmkapi küljes. Tavaline hambaniit on komposteeritava niidiga ära vahetatud. Majapidamispaberi asemel on mul siuke lapp, nagu meil kõigil köögis on. Salvrätik on taskurätik riidest.
plastikkõrs on mul juba ammu metallkõrs. Kakakottidena ma kasutan, mul on koer, kasutan vanasid ajalehti plastpudeli asemel kõige loogilisem, eks ju, et kannad oma pudelid kaasas. Seda me ilmselt peaaegu kõik teeme ka. Siis kilekott on, eks ju, riidest kott, vetsupaber, nagu ma rääkisin, vahetasin bidee vastu välja. Füüsilist piletit ostes vabandust, füüsilise pileti ostmise asemel eelistasin ma digitaalset piletit. Dušikeeli ja šampoonist rääkides kasutasin ma nende tahket versiooni, ehk siis ei läinud vaja pudelit, eks ju. Igasugused tavatooted läksid lahtiste toodete alla, ma nüüd mõtlengi just neid kuivaineid ja muud selliseid asju, millel ei ole siis vaja pakendit. Ja tikkude asemel mul on täidetav tulevihkel. Ja dušikeeli ja šampooni tahkeversiooni kõrval oli mul ka deodorandi tahkeversioon, mis oli päris hea. Ma sain selle Lushist ja töötab väga-väga hästi. Kusjuures ma olen isegi väga meeldivalt üllatunud. Aga kui me räägime nüüd plussidest ja miinustest igapäevaelus, siis ma tundsin, et mu silmaring avardub, sest et ma mõtlen rohkem võimalusi välja ja ma tunnen, et ma olen leidlikum. Leidlikkuse harjutamine tuleb kohe ka, et peab leidma muid viise, kuidas asju kasutada, et ma laenasin asju ja ma jagasin sõpradega midagi. Nii et nagu tegelikult sa ei pea omama kõike selleks, et asju teha, et sa võid ju ka laenata või su sõbrad võivad sinuga midagi jagada. Et sul ei ole vaja ise osta näiteks, no ma ei kujuta ette, kui sa võib-olla tahad mingisugust hiigelsuurt asja, sul on vaja äkki seda kiirkeetjat, eks ju. Sa ei lähe ju ostma, võib-olla mõni läheb, et lähed, ostad endale ise oma kiirkeetja, sa teed selle ühe asja ära ja see jääb sul siis järgmiseid jõule ootama. Et miks mitte küsida sõbralt, kellel juba on see kiirkeeti olemas, küsida, et kas ma saaksin selle paariks õhtuks omale. Kui on hea sõber, ütleb, no loomulikult kasutad ära ja annad tagasi. Võib-olla keegi tuleb, küsib temalt veel laenata seda. Et siis on nagu mitme inimese vahel on üks kiirkeetja ja see saab rohkem kasutust kui see, et kui sa pead ostma iga inimene peab olema oma kiirkeetjaga ja siis tekib ju suurem nõudlus, hakatakse rohkem tootma ja siis nad seisavad meil kõik seal. Kõikidel on kiirkeetja olemas, uhkelt kogub tolmu, eks ju. Et ma nüüd tõin täiesti väita vaid ühe asja peale, eks ju. Aga miinuseid on palju rohkem ja nad on palju selgemamalt nähtavad. Et hinnad on kallid. Poes käik on keeruline, sest et sa pead leidma need asjad, seda teed selles poes on, vaat seda lahtiselt, aga seal poes seal müüakse näiteks juustu hoopis teises poes lahtiselt. See hakkadki käima hästi palju, käid mööda linna ringi, et leida neid asju. Ja sinna läheb, eks ju, ka see palju reisimine, eks ju. Ja vahepeal on, minul oli vahepeal keeruline rääkida vanemate müüjatega, kes ei saanud aru, et miks ma ei taha seda kilekotti, et palun pange mulle siia enda kotti või palun pange mulle siia vahariide peale, et eks ma keeran selle juustukuubiku endale sinna riidesse, eks ju. Et selles mõttes oli nagu raske ja tekivad siuksed sotsiaalsed situatsioonid, eriti suvel, kus kõik inimesed on vabad ja tekibki see hetk, et lähme ostame jäätist ja siis mina istun ja kössitan seal kõrval. Et kõik söövad jäätist ja siis mina ei saa jäätist ja siis tekib siukene nagu pidur oled peal, eks ju. Aga muidu oli nagu päris okei ja mul on väga-väga toredad sõbrad, kes mulle andsid vahepeal ampsu kuskilt. Et ma olen väga-väga tänulik. Aga jah, et ma leian, et selline viis elamiseks, ma arvan, et meil on vaja ühiskonnana ja üleüldiselt nagu ära muuta see süsteem kuidagi loodussõbralikumaks, et inimestel oleks võimalust nagu sellist elustiili rakendada, sest et see on väga keeruline ja tõepoolest
kui see oleks võimalik seda teha, siis teeks seda palju rohkem inimesi ja see aitaks meie planeeti niivõrd palju. Aga kahjuks see on tehtud meile tõesti nii keeruliseks ja kalliks, et see lihtsalt ei ole kättesaadav. Ja sellest on sügavalt kahju. Ma tahaks sellest rääkida niivõrd palju veel, ma ei tea, võib-olla ma teen kuskil artikli, et saan siis seal rääkida ja muid kõike. Aga praegu on see video läinud nii pikaks, et ma nüüd ei kujuta ette, kas keegi üldse kuulas selle kõige lõpuni. Aga suur-suur aitäh nendele, kes kuulasid. Hetkel on tegelikult juba 17. juuli ja praegu on mul käsil no nii, ütle nüüd. Asjade parandamise kuu, kus ma siis ei viska midagi välja, vaid parandan ära need asjad. Nii et vaatame, kuidas mul siis ka läheb. Ja see